nüüd head aega palile ja pärast 6 tunni pärast umbes tere tulemast. Ei, rohkem kui 6 tunni pärast. Aga igastahes ütleme tere tulemast Filipiinid ja siis oleme kuu aega Filipiinidel. Tere rahvas! Meie oleme jõudnud omadega Filipiinidele. Meie eile õhtul umbes 1:30 jõudsime kohale. Oleme sellises linnas nagu Cebu. Kuna meil Airbnb oli alles tänaseks, ehk siis meil oli vaja öö kuskil veeta ja me ei teadnud, kus me seda teeme. Ja alguses olime suht nagu lootusetus olukorras. Olime juba mingis kiirtoidu kohas ja mõtlesime, et siis ööbime siin, kell oli mingi 3 äkki. Ja siis leidsime ühe võimaluse, saime oma öö ilusti sviidis ära magatud, kuna see oli ainuke variant. Ja nüüd kell on mingi 2 päeval umbes. Ja nüüd oleme oma Airbnb's ja ma näitan teile kohe. See on päris nunnu. Nii, siit võrdub sisse. Selline elutuba. Siin on väike kõigile. Meil on oma pesumasin. Kogimasin ka, kuigi masin ka. Meil see veel ägedalt on. Okei. Nii, siin on meie vannituba. 2 tuba. Meil on vannituba. Siis see on lahti. Siin on tuba. Selline. Meie vaade on selline. Hästi äge. Nii. Läheb siit. Siin on lahti. Vaade on samasugune. Käisime just IT-pargis. See on siis Cebus selline külvelõhkujatega park. Ja see on nagu piiratud ala, ehk siis ta on turvatud. Ja see oli väga mõnus, väga rahulik. Ja ma kohe näitan teile, milline näeb välja siis Cebu ülejäänud linna elu ja olu. Näeb välja selline. Väga palju autosid, väga tihe liiklus ja väga must. Või selle pigem mustema võituna. Selline. Võt. Ja nüüd me lähme ühte kaubanduskeskusesse ja siis koju vist. See on selline. See on nagu mingi harakas kuskil. Igal pool silmad sätendavad, peagi pildi kogu aeg vaatad olub nii ägesi. Nii, mind näete Eestis tulemas 2 kaksikuga. Ja siis neil on seljas kleidid. Sellised. Vaat kui nunnu. Kas ei ole mitte armas märk? On ja. Vaata, sa saad nüüd jalapapud paned jalga ja kleidi selga ja... Ma tulin lastepoodi praegu. Nii äge. See on ilus. Hommikut rahvas, kell on 1 päeval. Meie tänane päevaplaan on selline, et me tahtsime eile tegelikult minna nagu... Me planeerisime tänaseks siis veepargi külastuse, aga tuleb välja, et see on ainult koos hotelliga, ehk siis me ei saanud sinna. Ja nüüd me lähme üldse
kuhugi akvaariumisse mingi kalu ja asju vaatama. Selles mõttes ka tore. Ja ma arvan, et natuke täiskasvanulikum isegi. Näe, meie buss tuleb, Martin. Lehvitad ja olgu, me jooksime bussi peale pärast räägin edasi. Vaadake, kuidas nad elavad. See on ikka kurb. Mul on täpselt selline tunne, nagu ma oleks sattunud Tuuli Roosmaa sinna reisisaatesse. Nii kurb. Eladki papist majast lihtsalt. Appi. Siin maailmas ei meiki mitte ükski asi sentsi praegu. Me just nägime, kuidas inimesed elasid pappkastide peal või pappkastides, vee peal pappkastides. Ja nüüd me näeme võib-olla mingi 500 meetritki kõndinud, maksimaalselt 200 meetrit. Me näeme mingit suurt kaubanduskeskust ja seal taga on mingid kõrged majad ja siin ka. Mis asi see on? See näeb... Üks. See on ikka suur. Praegu ei võta. Lihtsalt kaks. Like leaves on the Mississippi River. Black leaves in the Mississippi fire. Tere! Täna on pühapäev, 30. november ja meie 2 nädalat Cebu City's on nüüd läbi. Viimased päevad olen suht vaiksed olnud, toimetanud mingi omi asju arvutis ja Martin käis siin kinos ja tegi igasuguseid muid põnevaid asju ja suutis haigeks jääda. Aga Martin, mis on 3 asja, mis sa siit linnast endaga kaasa võtad? 3 asja, mis ma kaasa võtan, on need uued sõbrad, kelled ma leidsin, väga
lahedad ja pullid vennad on. Ma olen tänulik sellele, et Iti viitsis kooliks süüa teha. Reaalselt söögid olid väga head. Ja ma olen tänulik sellele, et me saime kogeda seda linna nii oma vaesuses, oma rikkuses ja lihtsalt väga mitmekesine linn. Ehk siis tänulik, et saime kogeda seda. Aga mis mina, Iti? Mulle väga meeldis see suur linn selles kontekstis, et me saime sõita nende väikeste mis iganes asjad, mitte bussidega, aga džiipidega ja väga toredad inimesed on. Mulle väga meeldis tunda ennast siin nagu printsess, kes kõnnib kuskil. Ja siis mul on hea meel, et me siin kauem ei ole. Me nüüd saame kuhugi loodusesse, sest et jah, aga tegelikult oli turvaline ja väga mõnus. Kindlasti Filipiinidest selline teistsugune mälestuse algus, aga vaatame, mis saab järgmise 2 nädala pärast. Nii et, ciao!